ma mingit, ma ei tea, tahaks midagi teha, tahaks nagu mõtteid veits eemale saada. Veits ikka masendav, et mingi näed vaeva vaata ja siis mingi, ma ei tea, tuleb mingi totaalne pask, et mingi viha õhutaja vaata, mida vittu sa ajad nagu, tõmba normiks nagu. See, et mingi minu poliitilised vaated ei lähe sinu omadega kokku nagu, mis siis on tere? Miks sa mingi vitt pead olema ja mingi, ma ei tea, ma ei saa aru vist. Oleks siis mingi asja eest, et ma näiteks mingi porri või midagi vaata. Noh, ikka juhtub, aga nagu tere. Isto on räige sitt, pange ta põlema, ta videot sitad ja ta pole naljakas, ei no mida veel. Ei kannata ju. See on liiga ohtlik. Ja homme läheb see tüdruk kindlasti politseisse. Kõik on läbi. Mind ei huvita isegi enam, kas ma lähen vangi või ei. Ma tahan lihtsalt selle tüdrukut tappa. Sa oled hulluks läinud. Ja kuidas sa kavatsed teda tappa? Ma lähen homme ta kooli ja tapan ta seal. Sa oled täiesti segi läinud. Võib-olla olengi. Mis ta tegi, lasi selle teise tappis ära või? Oota, mis just juhtus? Kas ta tappis selle teise ära just või? Mingi lambi ju. Mingi lambi DM ju. Miks? Mida ma rääkida tahtsin on see, et elu on nagu spiraal. Need, kes on mind kauem jälginud, need mäletavad eelmine aasta enam-vähem samal ajal. No ütleme nii, et kuu ajaga nihkes saime samamoodi bänni ja eelmisel aastal enam-vähem samal ajal me olime täiesti putsis omadega, sellepärast et tollel hetkel mu main kasutajal oli mingi 20 000 suubi ja sellel Team Isto kanalil oli mingi, ma ei tea, 4000 või 6000 suubi ja siis põhimõtteliselt eelmine aasta me ehitasime selle kanali ground up üles ja siis see kanal oli nüüd siuke, noh, suitlaadis videoid siia. Nüüd, kui ma siis oma kanalile tagasi sain 3 kuud hiljem ja nüüd meil on tagasi siin. Ainuke asi, mis meid päästab, on see, et nüüd meil on rohkem. Nüüd meil on rohkem suube, kui meil eelmine kord oli. Oi jah. No ei, mis teha? Ühesõnaga, miks me bänni saime ei olnud mitte sellepärast, et pealkiri oli Killing Negroes, vaid me saime bänni. Mul oli see üks ja sama pealkiri oli terve nädal aega nagu. Ehk siis me ei saanud bänni sellepärast, vaid ma vaatasin, miks me bänni saime ja siis seal oli viha õhutamine ja viha õhutamise klipist rääkides siis me saime bänni selle eest, et ma vaatasin seda Radari saadet, kus näidati neid transasid, pedesid ja mingisugust uppunud neegrite laeva. Ja selle eest saime bänni. Hetke seisuga ma ei ole kindel, kas see kuradi Isto% officiali kanal sai perma või ei saanud. Sest seal on kirjas, et streamimine tuleb lahti või nagu see bänn aegub 3 kuu pärast, ehk siis kunagi mingi aprillikuus. Ma tänan sind, täpselt ei tea. Aitäh sulle. Et ma ei ole kindel, kas me saame unbänni siis nüüd aprillis või see jääbki nagu streamimine jääbki tollel kanalil no-go'ks, ma ei ole kindel. Sest minu teada Isto% officiali kanalil peaks olema 3. bänn. Esimese bänni me saime siis, kui me käisime MK-ga kuuske toomas. Ja siis seal oli see teema selle seksnukuga, mille nimp mulle kinkis, eks ole. Siis järgmine kord me saime bänni selle eest, et keegi saatis Discordi mulle mingisuguse pornopildi ja ma streamis kogemata avasin selle. Ei, see oli sellepärast, et me vaatasime neid pusade ideid. Me vaatasime pusade ideid ja siis keegi pani sinna pusade ideede alla samal ajal, kui ma streamis näitasin seda Discordi. Samal ajal keegi pani pusade sinna alla, sinna pusade ideede alla pani mingisuguse pornopildi ja siis selle eest ma sain bänni.
teist korda ja nüüd kolmas bänn oli siis viha õhutamine. nii, kes liigutab, seda ma tulistan. Oh my god, ma saan võikstada. Siin sa oledki. Ei! Aurora. Aurora, nad näevad sind. Ma tean seda. Mida vittu just juhtus? Mis toimub? Mis just juhtus? Mingi must maagia ju. Temaga saab nüüd kõik korda. Temaga saab nüüd kõik korda. Ma väga vabandan, ma olen natukene retarded, et jäi väike mute peale, eks ole. Aga meil on väikest sorti kriis tekkinud. Kuna ma ei ole viitsinud poodi minna, siis olukord on nüüd selline, et mul ei ole sita paberit. Ja siinkohal ma tänaks seda inimest, kes minu sünnipäeval tõi mulle siis kingina väikse siukse, noh, kuidas nüüd öelda, meene, et häda korral purustage klaas. Ning nagu te näete, siin on üks tükike sita paberit ning ma väga tänan seda inimest, ma ei tea, kes see küll oli, siiski 1000 tänu sulle ning jõudu ja jaksu sulle tulevikus ning nüüd siis jätkake väikse muusikapalaga.